Päästjate jaoks on sellised töötingimused igapäevase töö osaks, aga kuidas siis tulekahjud üldse alguse saavad? Nutitelefonid, sülearvutid, elektritõukerattad. Kõik need seadmed sisaldavad liitiumi-ioon-akusid, mis võivad vale käsitlemise korral muutuda tuleohtlikuks. Akud võivad süttida eelkõige seetõttu, et inimesed ei ole lugenud korralikult tootejuhiseid, ehk siis nad ei ole neid hoiustanud või käsitlenud viisil, nagu tootja ette näeb. Ja mõnikord loomulikult ka seetõttu, et tuleb ette lihtsalt toote praaki. Eestis registreeritakse igal aastal ligi 40 juhtumit, kus liitiumaku süttimine on põhjustanud tulekahju või selle ohu. Tihtipeale on see probleem selles, et inimene ehk kasutaja ise on midagi valesti teinud, et näiteks tuleb talvel -20 tuppa ja paneb selle akupanga kohe laadima, mis tegelikult on väga vale käik, sest et akupangas olev liitiumi-ioon-aku on hästi tundlik nii temperatuuri kõikumistele kui ka mehaanilistele vigastustele. Kõige sagedamini süttivad akutoitel liikumisvahendid, näiteks tõukerattad, elektrijalgrattad või tasakaaluliikurid. Seda just seepärast, et nende akud võivad kõige suurema tõenäosusega saada sõites viga. Kui tal on ikkagi nagu juba korpus kuidagi vigastada saanud, et siis võib mõelda selle peale, et kuidas ta niiskuskindlus on, et kas sealt võib näiteks niiskus sisse minna. Aga kindlasti, mis on selline nii-öelda äratuskell võiks olla, on see, kui teil aku hakkab juba punduma, ta hakkab eritama mingit kummalist lõhna, ta soojeneb laadimisel ülemäära palju, et see, et ta aku laadimisel soojeneb, see on normaalne, et natukene selline, aga kui ta on ikkagi täiesti kuum, see võib olla ohumärk. Akudest alguse saanud tulekahjud võivad areneda plahvatuslikult, eraldada mürgist suitsu ning olla väga raskesti kustutatavad. Seetõttu tasub väga läbi mõelda enne, kui hakata seda ise kustutama. Aga juhul, kui aku alles suitseb ja on võimalik see veevanni panna, tuleks seda teha. Kui põleng on suurem, tasub helistada 112 evakueeruda, sest suitsu sissehingamine võib lõppeda halvasti. Just nii näevadki päästjad suitsu sees termokaameraga kannatunuid. Akude puhul tuleb ette ka ise süttimist. Eriti ohtlikud on kahjustunud või pundunud akud, kui need pannakse laadima. Sellised akud tuleks esimesel võimalusel viia jäätmejaama. Statistika näitab, et ligi 50% meie poolt kontrollitud seadmetest ei vasta nõuetele, mis tulevad siis kas Hiinast või muudest kolmandatest riikidest. Inimene peab ise mõtlema, mis selle odava hinna taga peitub. Et tihtipeale on probleem ju materjali kasutuses, et kas on piisavalt kvaliteetne materjal, kas kaitsesüsteemid on seal piisavad, kas on katselaboris neid tooteid ka testitud nii, nagu Euroopa Liit ette näeb või mitte. Enda kaitsmiseks tasub silmas pidada, et seadet ei tohi laadida voodis, see ei tohiks laadida valveta, kasutama peaks vaid originaallaadjat, kahjustatud aku tuleb viia jäätmejaama ning süttimise korral tuleks kutsuda abi ja evakueeruda.